Eneli on nüüd nii tore ja räägib meile natuke okaspuude kevadkahjustustest. Kevad on see aeg, kus okaspuud on õrnemas seisus ja siin on näha, siin on 2 koonikat, mille najal võib lausa ilma kaari määrata. Et mis see talve ja päikese kahjustus siis endast kujutab, kuidas selle ära tunda? Kanada valgekuus koonika ja tema lähisugulased ongi tegelikult üks võimalus nendest okaspuudest, mis kõige rohkem meil päikesekannatusi saab. Et siin on niisugune klassikaline päikesepõletus, mida tahetakse kohutavalt ravida mõrusoolaga. Et mõrusool nüüd ei ravi päikesepõletust, küll ta aitab taastada taime fotosünteesi ja tekib niisugune üldrohelust andev mulje ja meile tundub, et ahah, näe, aitabki selle päikesepõletuse vastu. Tegelikult ta nagu ergutab siis fotosünteesi ja taim muutub silmale nähtavalt roheliseks. Et siin on nüüd tegu siis nõndanimetatud rahvakeeli mõrusoolaga, keemilise nimetusega magneesiumsulfaat, mis siis nüüd vees lahustatuna ja pritsides või siis maha raputades ja kastes annab siis taimele tagasi niisuguse sügavama rohelise värvuse, et võtab ära niisuguse kerge kolletumise, mitte siis päikesepõletuse, vaid just selle luitunud tooni, et ergutades fotosünteesi. Et üks võimalus muidugi niisugust väiksema kahjustusega okaspuid abistada on ka puhta veega pritsimine. Et kindlasti mitte nüüd teha seda niisuguse päikesega, vaid pigem teha kas hommikul vara või siis õhtul, ütleme niimoodi, kui nüüd vari on peale liikunud ja umbes 2 tundi tal peal on. Et siis on nagu puhta veega töötlemine annab puule just seda, et tal okka kaudu tuleb vesi ja taim muutub nagu tugevamaks ja taastab oma selle veevaru. Nüüd tabas Eneli terav silm siin ära ühte teist tüüpi talve jooksul tekkinud kahjustused. Mida me siin näeme? Siin on nüüd kadakad on madalad ja on lume alla jäänud ja siin on nüüd väga hästi näha niisugune lume all vettinud ja kergelt allitama hakanud niisugune okastik. Et selle puhul on nüüd tegelikult kõige mõttekam võtta siis käärid ja võib-olla need kõige suuremad kohad välja lõigata, aga kindlasti tuleb niisugused kohad siis pärast kuivamist ära puhastada ja pritsida siis sobiva fungitsiidiga, et okaspuude pritsimiseks on tegelikult päris tõhus ja niisugune abistav on siis Aliete nimeline mürk, mis siis pidurdab ja natukene ravib ka niisuguste okaspuude seenhaigusi ja vähendab siis seda, et nüüd see haigus siin hullemaks edasi läheb või kahjustus. Tegelikult peaks pritsima siia selle oksa alla. Pritsida tuleb nii mullapind kui ka okaspuu, sest enamus kahjureid tegelikult talvitub meil ja pesitseb seal mulla pealmises kiis, et seda tuleb alati nagu arvestada. Et selle on nüüd tänavastane paks lumi siis lootusetult maha väänanud ja et tast siis tulevikus ikkagi niisugune püstise kujuga puu saaks, tuleks nüüd sellisele puule kindlasti panna ka tugi kaigas ennem, kui me ta vormi taastame, et ta on nii pikali vajunud kui laiali vajutanud. Ja mina võtan appi niisuguse toreda asja nagu desateibi, et oma olemuselt on ta siis takk ja pae, millega on tegelikult väga kerge puidpõõsaid kinnitada. Ja kuna puud-põõsad alati kasvavad, siis selle takjateibi eelis on see, et ma saan hiljem teda järgi lasta, kui ta puusse või põõsasse sisse hakkab soonima. Kasutada võib ka aianööre, kuid tõesti teipi on just selle tõttu mugavam kasutada, et ma saan teda järgi lasta ja sättida hiljem, kui ta on nüüd ära vajanud teistpidi. Et siin on nüüd tegelikult tegu lumekahjustusega, kus sulav lumi on vedanud oksad kaasa ja rebinud niisugusel puul suure tüki lahti. Et kuna tegu on niisuguse leinavormiga siin, et üritaks siis esialgu teda päästa, seal on niisugune pook ja teip olemas, et paneme ta korralikult kinni, et äkki ta jääb meil ellu. Muidugi hiljem, kui ikkagi selgub see kurb õnnetus, et see oks siit ära kuivab, siis tuleb saega korrektselt see ära saagida ja siis hiljem kasvatada ka siia poole siis võra. Aga praegu üritame teda päästa siis teibiga. Lõiganud, sidunud, parandanud, kohendanud me nüüd oleme. Aeg oleks uut materjali kaeda panna. Hakkame okaspuud istutama. Kõigepealt Eneli, kas praegu on üldse õige aeg okaspuu istutamiseks? Millal sellega peaks tegelema? Tegelikult tänapäeval on niimoodi, et meil on hästi palju just neid potis olevaid taimi ja potis olevat taime võib istutada siis, kui sul on võimalus auk maasse kaevata. Kui sa ikkagi jõuad juba augu maasse saada, siis sa saad ka puu paika panna. Nii, kui mina panen enda paika, siis sina pead nüüd vaatama, on meil liiga sügav. Järelikult on seda mulda vaja talle alla saada veel. Liigne agarus on ogarus, öeldakse.
nii, nüüd meil oleks vaja tegelikult kastekannuga vett ja see taim ära kasta. Et kindlasti isegi varakevadel ei tohiks jätta nüüd kindlasti puud kuivaks, vaid teda tuleb kasta. Ja selline, nagu meil siin nüüd praegu sai, alles istutatud okaspuu võiks tegelikult talle väetise vett anda, mitte puhast vett. Et pigem siis kasutada niisugust lahustuvat okaspuu väetist, et selle saab taim kiiresti kätte ja ta hakkab meil ilma stressita kasvama. Jällegi nii mulda kui lehe peale. Jah. Aga paneme siis kastmisvette juurde okaspuude väetist. Ma annan sodi sinu kätte, et see aega ei jääks. Et ka kindlasti ikkagi vastavalt kastmisjuhend või kasutamisjuhendile, mis teisel pool on, et 10-liitrise kannu kohta peaks siis panema teda kusagil 20 grammi, see on siis tegelikult niisugune kuhjaga supilustika täis. Ma tean oma käega, et aga teie peaksite kindlasti kodus ikkagi mõõtma. Läheb nüüd siia vee sisse. Mõttekas on ta siis nüüd ära lahustada. Need on kiiresti lahustuvad väetised. Ja nüüd tuleks siis see taim korralikult ära kasta. Et mis tähendab korralikult? Korralikult tähendabki seda, et pigem harvem, kuid põhjalikult, et see kastekannudes vett oleks mõttekas nüüd natukene kannatada ja sellele puule ära valada, siis ta saab ikkagi paar nädalat hakkama.